kruiisiterminali sai alustatud koos Saltoga juba aastal 2014 ja selleks peamiseks eesmärgiks oli pakkuda kruiisireisijale motivatsiooni, milleks tulla üldse maa peale. Tihti on niimoodi, et inimestel, kruiisireisijatel on see keskkond nii mugavaks tehtud, et nad ei tahagi paadist välja tulla. Ja väga palju mõjutab see, et mida ta kohe esimese asjana laeva naabruses näeb, et ta võib laeva aknast küll näha vanalinna, aga see on tema jaoks liiga kaugel. Et see oli nagu üks motivaator ja teine motivaator Tallinna Sadamal oli see, et teha Tallinnale vääriline värav. Ja idee oligi algusest peale teha siia ka park. Ja see park kujunes lihtsalt selliseks projekteerimise protsessi jooksul, mis meil kestis aastaid, et me tõstsime selle jalakäijate või linlaste ala hoopis ülesse, lõime lahti reisijate, tollitsooni ja linnarahva, et kõik saaksid täpselt samal ajal tegutseda. Kruiisiterminal ise on ja selle promenaad on üles ehitatud selliselt linnalise pargi põhimõttel. Et meil on promenaad, mille ääres on erinevad paviljonid. Ühes on siis terminali maht, praegu seisame kohviku ja restorani kõrval, kui siit edasi minna on laste mänguväljak, jõusaal, sealt edasi väiksed platsikesed, kus saab korraldada pop-up kohvikuid, kõik selle valmidus on olemas, kui siin on rohkem inimesi. Mereäärde ehitamine on tõesti keerukas ja sellest ka selle kruiisiterminali loogikaga. Nii materjalide ülesehitus, et me siin, kuna me oleme valdavalt soolase merevee lainete käes suurem osa aastas, siis kõige mõistlikumad materjalid on raudbetoon ja piireteks on alumiinium. Seda kõike teeb hubasemaks puidust laudised, pingid ja ka see, et kuidas seda betooni valu on teostatud. Betoon on valatud ju kõik puitlaudise mustriga. Et see kõik need materjalid aja jooksul lähevad enam-vähem ühte värvi, hakkavad kooskõlas tööle, aga mitte väheoluline ei ole see taimematerjal. Kõik need taimed või need taimekooslused on valitud põhjarannikule omaselt, et seda saakski vaadelda sellise põhjaranniku maastiku vormina, kus nagu see hoone kaob ära ja sa jalutad linnalises pargis. Ja tegelikult see Loodemuuli või kruiisi promenaadi ots ulatub ju peaaegu et Kadriorgu. Et siit võiks siis tööle panna muuli otsast Kadriorgu väikse meretrammi, mis siis töötaks nagu ühistransportiga. 10 minuti tagant võtaks siis Kadriorust inimesed rataste ja kärudega peale ja tooks siia tagasi. Kogu see ala, mis siis kuulub Tallinna Sadamale ja siin kõrval linnahalli naabruse osalt ka linnale, et see on niivõrd suur territoorium, et siia mahuks ära elama ja töötama 15 000 inimest. See on Viljandi suurune linnaosa, mis tähendab seda, et tõenäoliselt võiks ta ka olla mitmekesine. Siin tulevikus elavad, töötavad inimesed võiksid olla väga erineva sissetulekuga, siin võiks olla koolid, lasteaiad, kultuuriasutused, et sellest kujunekski päriselt ka Tallinna mereäärne kesklinn. Siin me oleme nüüd teeterminali esisel väljakul, mis on tavalises mõistes liiklusala, peab ära teenindama kõiksugused turismimassid, kes siit laeva pealt tulevad. Aga meil avanes imeline võimalus siin mõned aastad tagasi
seda liiklusala kujundama hakata hoopis teises võtmes. Siin me seisame nüüd Tõrvaköögi väljakul, kus see suur veesilm markeerib siis ajalooliselt siin asunud Tõrvakööki kui hoonet. Et meie markeerisime selle väikese vuliseva veesilmaga, mis siis peaks sümboliseerima tõrvakatlaid. Need valgustid sümboliseerivad laeva seda masti osa, kuhu kinnitatakse puri ehk siis taglas. Ja nendest me siis inspireerituna tegime koostöös valgusdisaineritega täiesti uue valgustitoote. Mis tahes uut haljasala rajama hakates või kujundama hakates on esimene soov ikkagi kõigepealt veenduda, et siin on olemasolevat haljastust, mida saaks säilitada või siis taaskasutada. Ja siin on super hea näide, kuidas me saime siin samas sadamas kasvavad suured pooppuud, mis kasvasid enne seal bussipeatuse juures. Saime lasta siia tõsta, kus nad nüüd siis on leidnud oma ideaalse asukoha ja nad läksid väga hästi kasvama. Ja saavutasime koheselt sellise nagu lopsaka kõrghaljastuse efekti, mida muidu on puukoolistikutega väga raske saada. Ehk siis jah, nüüd siis 3. aasta jookseb, on meil täiskasvanud puud peaaegu siin pargis. Sadama alal võib ette vaid kujutada, milline kommunikatsioonide rägastik siin kivipinna all on. Või tihtipeale jääb mulje, et puu võetakse maha, siis uut puud asemele ei saa just sellepärast, et tehnovõrkudel on kaitsevööndid ja mitte midagi teha siin ei tohi. Et siin teeterminali alal meil õnnestus 3 puud, mis muidu me ei oleks saanud kuidagi siia kõrghaljastust tekitada, kuna sissesõiduala pidi jääma ülesõidetavaks. Siis meil õnnestus need panna spetsiaalsetesse kasvukastidesse pealt restiga niimoodi, et meil on olemas varjuandev kõrghaljastus, mis sest, et selles kohas siis madalhaljastust ei ole, puud on olemas. Selleks, et haljastus saaks leevendada seda Soojasaare efekti või üleüldiselt kuumadest kivipindadest tingitud sellist suvisel ajal väga ebameeldivat palavust, siis me olemegi siia valinud pigem laiuvad võrakujuga puuliigid nagu pooppuud, pärnad ja põõsamassi on hästi palju just selleks, et oleks seda soojust neelavat pinda rohkem. Aga me oleme ikkagi sadama territooriumil teenindusalal, me peame seda silmas pidama, et siin seda kivipinda tahes-tahtmata on ja asfalti ka, et siis see haljastusega kompenseerimine oligi meie ülesanne. Narva sild on oluline nii siin lähipiirkonna jaoks, ka Eesti jaoks, täna ka Venemaa jaoks selles kontekstis, et ta ühendab. Täna muidugi lahutab ka, eks ole, natukene, sellepärast, et liiklust siin nii palju peale hetkel ei ole teatud põhjustel, aga ta on läbi ajaloo siis olnud siis 2 poole ühendajaks. Ja arvestame ka seda, et tegelikult need 2 poolt on olnud ka suuremas osas ikkagi üks asula ja üks linn. Tänane sild on siin selle koha peal, sama koha peal 3. sild. Varasemad sillad on hävinud. Aga enne seda oli siin siis see eelmine sild, mis küll sõjas sai kannatada, aga ehitati üles. Ta oli oluline selle poolest, et väidetavalt siis on see esimene rajatis Eestis, kus on kasutatud betooni ja on arvatud isegi, et kogu Tsaari Venemaal esimene siis
betooniga ehitatud objekt. Ja betooni kasutati veealustes konstruktsioonides, kasutati ka lisaks graniiti, aga ka puitu. Selle eelmise silla jäämurdja osad ja siis silla enda sammaste vundamendid on nähtavad. Täna, kui on vee tase jões, on veel, ta kõigub meil päris palju. Et kui on madal tase, siis on rohkem neid näha. Ja üks nukk paistab väga kenasti välja, nii et kui seal kõrval seista, siis on päris hästi näha. Kolmekümnendatel Eesti Vabariigi esimesel iseseisvusperioodil, nagu me teame, oli ju siis selline nii kodu kaunistamise kampaania kui ka siis ka meie linnade ja asulate kaunistamise kampaania või siis nagu väljaehitamise kampaania erinevates variantides. Ja selle tuules siis ka selline tööstuslinn nagu Narva siis saab omale siis sellise kesklinnas asuva puhkekoha, puhketsooni ja siis niisuguse rannaala, kuna meil on siin jõgi all. Ja siis rajatakse selline maasäär, mis eraldab, seda on siin näha, inimesed praegu ka puhkavad seal ja päevitavad. Maasäär, mis eraldab siis selle tehisliku basseini, mis on siin samas ka, siis selle kiire vooluga jõe siis nagu alast. Aga et siis see bassein jäi siia alles ja seda siis kasutati ka pärast sõda ja kasutatakse siiamaani ja nüüd praegu siis on see promenaadi ala jõudnud ka siis siia, etapiti on ehitatud, on jõudnud siis ka siia sellele Joaru rannaalale. Joaorg oma olemuselt, nii maastikult, looduselt, on niivõrd võluv, et me soovisime siia leida arhitektuuri, mis võimalikult vähe sekkuks sellesse looduskeskkonda. Ja see konkreetne hoone on tegelikult siis kaevatud mäenõlva sisse niimoodi, et ta ei lisa uut suurt mahtu siia alale. Hoone esimesel korrusel on saunad, riietusruumid, siis duširuumid puhkajatele, spordisaal, spordivahendite laenutus ja siis teisel korrusel on puhkajatele mõeldud kohvik. See platvorm, kus me nüüd praegu oleme, on siis üks viimaseid objekte, mis selle promenaadi kompleksi juurde kuulub. Ja miks selline platvorm ja miks siin on siis see, et see on siis see kuulus vaade, hästi ikonograafiline vaade Narva linnast, kus on siis näha mõlemad nii Narva linnus kui ka Ivangrodi kindlus või Jaanilinna kindlus ja jõgi. Ja seda on hästi palju publitseeritud nii raamatutes kui ka pressis ja mujal. Ja sattus siis ka 5-kroonisele rahatähele. Narva on olnud ja on siiamaani uhke selle üle, et 5-kroonine rahatäht oli seotud Narvaga ja seesama 5-kroonise rahatähe peal olnud vaade siis linnustele on täna 5-kroonise vaateplatvormi tugipüüri peal betooni valatud. Tegemist on ilmselt täna Eestis ühe kõige filigraansema ja paremini välja tulnud graafilise betooni näitega, kus see kujutis prinditakse kilele ainega, mis aeglustab betooni kivinemist, valatakse vormi siis betoon ja selle koha peal, kus siis on pildil kujutis, selle koha peal siis lihtsalt betoon ja kivine. Ja peale vormi lahti võtmist siis kivinemata betoon pestakse sealt maha ja nii ilmubki siis trükise raster nähtavale.
promenaad oma olemuselt peaks olema tegevusala ehk promenaad ikka väga ammu juba ei ole lihtsalt kõnnitee vee ääres. Ja samal põhjusel on Narva promenaadil siis selle 980 meetri peale üritatud paigutada erinevaid tsoone erinevate tegevustega lastele, täiskasvanutele, on ehitatud ka lausa kalameestele eraldi tee veele lähemale. Narva territooriumil jõekallast on siiski oma 6-7 kilomeetrit ja juba 3. üldplaneeringut järjest me oleme võtnud eesmärgiks arendada kogu seda kallast ja just siis jalakäijatele, ratturitele. Meie kaugem unistus on ühendada see Narva-Jõesuu kergliiklusteega niimoodi, et see promenaadil rattaga sõitev inimene või ka matkaja saaks ühe jutika Jõesuuni välja. Turistide jaoks promenaadil suurim vaatamisväärsus on tegelikult see, mida nad näevad üle jõe. Kunagi nimetas üks mu sõber seda turvaliseks ekstreemiks, et sa saad tulla siia piiri äärde, vaadata Venemaad, jäädes ise turvaliselt Euroopa Liitu. See sama väosõlm siin liidab, ta on osa Tallinna ringteest, siit liigub väga palju liiklust läbi ja samas ta on nagu värav Tallinna linna ka. Ja Tallinna linna liikluse sisenemine ei tohiks olla liiga lihtne, liiga kerge. Algselt oligi see lahendus planeeritud selliselt, et sa võid maanteekiirusel sõita linna siis järgmise ristmikuni. No sellel ei ole mõtet, tegelikult peaks juba siin selle samal sõlmel aru saama, et sa nüüd sisened teise keskkonda. See koht võib tunduda väga maastikuline või insener-tehniline, aga tegelikult on väga oluline roll siin ka ruumiloomel või linna arhitektil. See sõlm alguses kavandati siia lähtuvalt siis ikkagi liiklusohutusest ja liikumiskiirusest, et oleks võimalikult mugav ja võimalikult kiire. Aga jäid tähelepanuta looduskeskkond, elukeskkond. Tegelikult õnnestus õnneks see ristmik, see sõlm tuua ikkagi linnakeskkonda, et ta toetaks kõike seda, mis siin ümber on. Ja selle tõttu muutuski ta mitmetasandiliseks, ehk ta muutus inseneritehniliseks lahenduseks, viaduktideks, sildadeks, arhitektuurselt või inseneritehnilisest üsna keeruline objekt, aga tänu sellele tegelikult suutsime säästa väga suure osa loodust ja elukeskkonda. Selle siis sõlme liikluskorraldus on lahendatud selliselt, et see ajalooline linna sisenemise tee oleks ikkagi suhteliselt selgelt arusaadav, et sa ei satuks segadusse, kui sa linna satud. Ikkagi Peterburi tee jätkub, aga samuti, nagu öeldud, on väga oluline, et sul tekiks ka see valikukoht. Et kas nüüd sõidad päris kesklinna või võib-olla sa sõidad juba jaotud, et sa lähed juba Lasnamäe suunas või lähed sa ringteele. Et ka see oleks võimalikult loogiline siin, et ta ei oleks kanaliseeritud, aga samas ta peaks olema ikkagi inimesele väga selge, et ei tekiks sellist kõhklemist, sest see kõhklemine jälle omakorda tekitab liiklusohtlikke olukordi, kus sa viimasel hetkel saad aru, et sa oled valesti sõitnud ja proovid õigele teele saada. Kõiki neid liiklussõlmesi, mida me üldiselt linnas kavandame või rehkendatakse inseneritehniliselt siis või
liiklustehniliselt tipptunni nii-öelda näitajatest lähtuvalt, et tipptunnil ei tekiks kas ummikuid või ei tekiks väga suuri ummikuid, et tipptunni liiklus mahuks läbi. Aga kui enam inimesed ei liigu ühel kellaajal ühes suunas, siis ei ole enam mõtet sellisel tipptunni järgi kavandamisel. Ja teisipidi, ega need lahendused tulebki selliselt teha, et mitte mis arvestaksid tipptunniga, vaid arvestaksid ikkagi ma ei tea, mõistliku liiklusega, keskkonnaga ja siis see liikuvus ise kohaneb selle järgi ka. Tallinnas on viimasel kümnendil valminud ka teisi selliseid linna sisenevaid liiklussõlmesi nagu Haabersti ringristmik, viadukt, natuke varem Ülemiste liiklussõlm, ka Tartu, ka Rakvere kavandavad kas ümbersõite või siis selliseid suuremaid liikluslahendusi just linna sisenemisel. Ja see ongi päris loomulik ja need on kohad, mis vajavad liikluskeskset lahendust, aga seal ei tohi unustada ikkagi seda elukeskkonda. Tartu linn vajas ümber sõita lõuna poolt, et siis seda nimetatakse idaringteeks ja siis see lõuna- ja idapoolselt küljelt. Ja kogu selle lõigu mõte on juhtida transiitliiklus Tartust eemale alternatiivset trassi pidi. See trass ei ole veel valmis, et praegu saab sõita lääne poolt, eks ole, ja saab sõita ka natukene lõuna poolt ja vältida Tartu kesklinna, aga idaringtee on siis üks osa Tartu linna liikluskoormuse vähendamisest. Ja selle idaringtee üks olulisemaid osasid ongi sild üle Emajõe, ehk siis Ihaste sild. Näiteks Tartus Ihaste sillaga oli võimatu ehitada silda selliselt, et me teeme kogu silde ehituse valmis toetuma ühtsele puidust raketisele kogu jõe ulatuses. Et kogu jõe ulatuses tehti raketis küll üle Emajõe omal ajal, kui tehti Kärevere sild. Aga Ihaste silla puhul oli keskkonnatingimused sedavõrd ranged, samas oli see piirkond ka laevatatav, et silda tuli hakata ehitama tegelikult jupikaupa, et siis Ihaste silla puhul ehitati valmis meile küll korralikult suured vaialused, mitmekümne meetri pikkuste vaiedena, valati maapinna sisse. Selle peale valati sambad, aga siis maapealne osa ehitati valmis nagu traditsiooniline lahendus raketisele toetuvana. Jõepealne osa valati valmis aga 5 meetrist juppide kaupa, et järjest hakati ühe samba poolt valama jõe suunas, valati 5 meetrit sildehitust ära, oodati kuni ära kivineb, siis valati jälle 5 meetrit edasi, jõuti jõe keskele, siis sama raketist tõsteti teisele poole, hakati teiselt poolt samamoodi vastu valama ja seal oli veel probleemiks see, et see sild ei ole sirge, ta on kerge raadiusega, et siis tuli ta saada täpselt kokku jõe keskel niimoodi, et ta kõrguse poolest on samal kõrgusel, eks ole, ja ka asukoha plaanilises mõttes on samal kõrgusel. Aga geodeedid ehitati head tööd ja saadi täpselt jõe keskel kokku. Kõige suurem vastutus ikkagi on silla projekteerijal, ehk silla projekteerija peab oskama silda arvutada. Tihti on räägitud sellest, et kui vanasti sild tehti valmis, siis silla ehitaja ja silla projekteerija ehk siis insener aeti silla alla ja siis silla proovi koormamine selleks, et nad teaksid, et mis on nende vastutus, eks ole. Kui sild kaela kukub, siis on nemad, kes pihta saavad. See on natukene rahva jutt, sellepärast, et tegelikult silla ehitaja ja projekteerija läksid loomulikult silla alla. Nad läksid silla alla mida tegema? Silda mõõtma, et katsetamise käigus siis mõõdeti silla deformatsioone ja seda sai teha silla alt, et siis seepärast, et inimesed silla alla aeti. Ja tegelikult on nii, et see praktika ei ole tänapäeval päris lõppenud, et enamus Eesti kaasajal rajatud raudteesildu samamoodi katsetatakse, et pannakse mõõteseadmed peale, eks ole, ja ka samamoodi insenerid käivad silla all samal ajal, kui rasked vedurid sõidavad seal peale, eks ole.
mõõdetakse seal läbivajumisi, mõõdetakse dünaamikat ja mõnikord on katsetatud ka maanteesildu. Ma olen projekteerinud jah, päris palju sildu, et ei ole jõudnud kokku lugeda, aga neid on kindlasti kümnetes. Ja lemmiksildadest on nüüd 2000 alguses projekteeritud Puurmani sild vist kõige paremini meeles, sellepärast et temaga ta on esiteks ilus sild, sai aasta betoonehituse auhinna, aga temaga sai ka palju valu ja vaeva näha. Tihti räägitakse, et betoon ei ole väga loodussõbralik ja eks ta ju nii ongi, kui materjali ennast vaadata. Aga selles Väo liiklussõlme näitel võib ikkagi öelda, et tänu sellele betoonkonstruktsioonidele, betoonlahendusele õnnestus ikkagi teha oluliselt keskkonnasäästlikum lahendus, oluliselt linnaruumi säästvam lahendus. Ja kokkuvõttes ka tema kompaktsusest lähtuvalt ka aidata kaasa väiksemale autostumisele, et see ei ole nii mugav. Ja lõppkokkuvõttes on ta ju ka ikkagi esteetiline. See on väga oluline jällegi.